Minu arvamus ei ole täna tähtis, aga teie olete siin täna selleks, et oma küsimustele vastused saada ja loomulikult oma arvamust avaldada. Ja loomulikult on pärast võimalik ka mikrofoni rääkida täpselt seda, mida siis hing ihkab, nii kaua kuni see jääb mõistuse piiresse. Aga mul on ääretult hea meel näha, et teid on nii palju, kes tunnevad siis huvi kohaliku kogukonna ja ühiskonna vastu ja teid huvitab see, et meie elukeskkond oleks võimalikult rikkalik ja maalähedane ja siia ei tuleks võib-olla neid asju, mida meie ei ole soovinud. Kas see on hea või halb, eks seda saate igaüks ise otsustada ka peale seda, kui meie superägedad kõnelejad on lõpetanud. Minu ülesanne on natukene rääkida sellist üldtausta, et iga inimese enda otsus on, kuidas tema oma kodukohta näeb ja unistab ja tahab, et ma ei ole selleks siin, et kiita tuulikuid või laita või mingisugust väga konkreetset poolt vastu argumente välja tuua, et ma, kui lubate, siis ma natuke räägiksin taustast ja otsustamise ja kõik see koht on teie oma. Tore muidugi, et siin kandis saab olla, sellepärast, et olen siit linnulennul palju, 5 kilomeetrit, ütleme niimoodi, sündinud, kasvanud, Kehtna koolis käinud ja Keava kandis 2 väga kaunist klassikaaslast. Ma ei tea, äkki keegi teab. Oli Miil Inge, oli üks tütarlaps. Keava mõisa pool niimoodi elas, ma koju saatsin teda ja teine tütarlaps oli lähemal. Tema oli kohe üle raudtee, tema oli Viia Sooster. Tema oli veidi noorem, ühtegi ei tea keegi veel. Siis järelikult ma olen nii vana ja ei olnud veel sündinud, kui need tütarlapsed juba kõik toimetasid. Nii, aga panin siia 5 punkti, et see ei tähenda seda, et me need kõik nagu läbi käime, aga võib-olla see pigem oleks niimoodi, et mingisugune mu enda jaoks mingisugune sisukord olemas, küsige alati vahele, pärast unustate ära või tulevad teised asjad peale, et ma püüan sellise ülevaate anda ja ma ei tea, palju mul aeg on. Alati, õhtuni. Ei, ma pean olema kell 3 linnas, nii et väga palju ei ole. Nii, aga alustame siis niimoodi, et ega alati tuleb ennast ka kiita, et panin siia kõik kirja, mis hetkel pähe tuli. Et miks ma seda nagu panen kirja, et ma käin hästi palju noortega ja gümnasistide ja põhikooli inimestega rääkimas, et eks inimesel on 2 asja vaja tegelikult, et üks on see töökoht või toimetamine, aga eelkõige on vaja niisugust ÜKT-d, ühiskondlikku kasulikku tööd, et see on ka tänase kohtumise üks selline eesmärk, aga oma hingelt olen ma insener, mitte teadlane, kuigi neid teaduslikke teaduskraade või see selleks, aga oma hingelt inseneri ütlen, et inseneri põhitöö on järelkasv. Ei ole mõtet täna ega homme tööl käia ega midagi toimetada, kui järelkasvu ei ole. Et sellepärast siin mõned sellised asjad ka, see 3. sektor nagu on. Nii, aga läheme nüüd siis nagu kohe asja juurde, et esimene punkt oli, et taust, et käime selle tausta niimoodi korra läbi ja jälle kordan, et küsimused kohe andke tulla. Kõik me räägime, et fossiilkütused on pahad ja lõpetame kohe ära ja lihtsalt protsendid on siin tahvli peale, et ega neid ikka ei lõpeta küll ja nüüd on ka Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon juba ütleb, et ei 2050. aastaks ikka ilma fossiilideta läbi ei saa. Ja eks ta niimoodi ka ole. Ja see teine punkt on ka hästi tähtis, et võib-olla see ei ütle midagi praegu see ROI, aga see on põhimõte see, et iga meie tegevus nõuab energiat ja mitu ühikut energiat me sisse paneme, palju me tegelikult vastu saame. Kui mina koolis käisin, füüsikat õppisin, siis oli meil, see oli füüsikas, see oli Tallinna Polütehnikumis, elektrotehnikas, seal oli siis nii, et üks ühik energiat sisse ja 30 peab saama vastu, kõik see, mis sealt ülespool läheb, see on energeetika, sellega tuleb tegeleda. Kõik see, mis allapoole ei maksa, ei vääri küünleid.
täna natuke tuulikud ka, eks ole, kaugel sellest 930 suhtega. Ja võib-olla see viimane punane on üks niisugune mõtteteema, et kunagi ei ole mõtet kritiseerida või kiita olukord, alati pead nagu mõtlema, et mis need eeldused olid, mis need tingimused olid, et selliseks olukord on kujunud. Kas see selline on hästi, halvasti või keskmine või mida iganes. Et me oleme nagu kuidagi harjunud, et kõik on kaup ja kõik on nagu müüdav ja kui te mõtlete nüüd, et kas see elekter nagu ikka on kaup, eks ole. Ja mina olen nagu seda meelt, et elekter on teenus ja teenuse kättesaadavus on 24/7. Ei ole kaup, et ma lähen ostan pätsi leiba või kilo vorsti või Läti vorsti ja panen kappi ja söön ja edasi, eks ole. Et sellest mõttelaadist hakkab nagu, peaks nagu hakkama juba hargnema see, et kuidas seda teenust on võimalik pakkuda. Ega me ju ei tarbi elektrit siis, kui tuul puhub, päike paistab või me ikkagi tahame nagu oma graafiku järgi nagu toimetada. Kuna siin viimane pilt ütleb seda, et palju neid, kuidas öelda, väärtuslikke metalle on, siis lihtsalt üks niisugune pilt, et näete, see punane on seal üleval on 100, et enamus strateegilisi mineraale on Hiina kontrolli all. Ei, mina ei tea, kas Moskva või Peking, kumb see parem on või oli aga mis ma tahan sellega öelda on see, et ega see sõltuvus ükskõik kellest sõbrast või vaenlasest ei ole kunagi väga kestlik olnud. Nii, nüüd me räägime kliimamuutustest ja ütleme niimoodi, et inimtegevus on see, mis tekitab, eks ole, CO2 ja CO2 tekitab temperatuuri tõusu ja kõik nii edasi. Me võime selle CO2-ga nulliks viia, kuigi see pole võimalik, aga teoreetiliselt ega kliima sellest ei muutu. Et selle tabeli peal on, kahjuks küll on ingliskeelsed kirjad, aga ütleme, kliimamuutusi on väga-väga paljudes tegurites. Ja meie läheme praegult nagu 3. klassi aritmeetika peale ja ütleme, et põletades põlevkivi või gaasi või kivisütt, iga tonnist eraldub nii palju CO2, väga lihtne, see on ju, eks ole, keemilise koostisega klaar, lõpetame ära, emissioon 0. No jah, et võib ka nii muidugi mõelda, aga see mõtlemise tasand võiks olla kuskil seal, ma ei tea, põhikooli esimene aste vast, mitte kaugemal. Järgmine on siis see, et on siis fossiilkütused ja mittefossiilid. Nüüd selle nõnda nimetatud taastuva all, taastuvat energiat pole olemas, kõik me oleme nii palju küll juba oleme koolis käinud, et teame, eks ole, et räägime siis põletusvabadest energiaressurssidest. Ja lihtsalt selle pildiga ma öelda seda, et see vasakpoolne pisikene jupikene on nüüd täna mitte fossiilseid kütuseid maailma elektrienergia bilansis. Seal on nüüd, näete, hästi need suured on seal siis need lillad ja see on tuum ja vesi on 2 põhilist on seal ja ülemised pisikesed kriipsud on siis tuul ja päike ja bio ja laineenergiad ja kõik muud asjad, eks ole. Nüüd me tahame selle ja ülejäänud on siis fossiilne, nüüd me tahame see suur parempoolne tulp on see, et 2050 me tahame siis selle parempoolse tulba panna sellele alumisele juurde. Et see näitab siis nüüd tõmmadi lihtsalt visuaalselt, et kui palju meil siis tegelikult nagu ambitsioon on. Ja nii kaugelt pole vist näha, aga seal on see tabelist kõrval on, et mis ühikute pea või mis valdkondade peale nad siis läheks ja siis see ROI värk on seal vasakul nurgas, mis siis näitab seda, et praegult meie tänased energiaressursid on kõik siis selle ROI graafiku parempoolses serval. Nii, järgmine pilt, mida te olete ilmselt hästi palju teate isegi, et need esimesed 5 punkti. Aga võib-olla jälle pühapäeval võiks mõelda selle üle, mis see punasega on, et kõik me tahame paremini ja
ja kogu see jutt, eks ole, süsinikuvaba majandusest on tore unistus, aga jääme realistideks, eks ole, et meil on palju unistusi olnud, aga täitunud ei ole, aga võib-olla unistamine ongi väga hea asi. Mis nüüd, võib-olla nüüd natuke tõsisemad, et mis need ohud on, et jälle olete kuulnud sellest emissioonikaubanduse süsteemist. Emissioonikaubanduse süsteem on iseenesest on ta nagu mõeldud, võib-olla polegi väga viga, eks ole, et on mõeldud selleks, et saastavaid tehnoloogiaid maailmas vähendada, selle rahaga, mida korjatakse, siis arendada puhtaid või puhtamaid, puhast tehnoloogiat ei ole, on puhtamaid tehnoloogiad arendada. Aga praegult on ta läinud puhtalt äriks, eks ole, ja nõnda nimetatud finantsinvestorite tegevusmaaks, mina ütlen eesti keeles kaabakate tegevusmaaks, ja milles see väljendub, eks ole, et CO2, mul on vist isegi üks graafika olemas. Ei ole siin, okei. Pärast jõuame selle graafiku juurde, et kui algas enne Ukraina-Vene sõda, oli CO2 tonni hind üle 100 euro tonn. Sõja esimesel nädalal kukkus ta 55 peale. Aga miks ta kukkus, ega siis midagi elektri tootmises või tööstuses ei juhtunud nädala ajaga Euroopas. Ma ei räägi Ukrainat, eks ole, Euroopas. Finantsinvestorid müüsid oma kvoodi ära arvates, et nüüd Euroopa tühistab tänu sõjale selle süsteemi. Ei tühistanud, hakkas ilusti üles ronima ja ronis üles kuni selle aasta jaanuarikuu teise pooleni, kui Euroopa riigid hakkasid ütlema, et oot, äkki peaks revideerima. 98 pealt kukkus 70 peale, nii et see näitab ju väga selgelt, eks ole. Nii, jälle see viimane lause võib-olla on see, et eks me alati peaksime nagu mõtlema selle, et mis ikkagi see, võib-olla see sõna kasu ei ole ilus öelda, aga ütleme ikkagi alati peaksime mõtlema, mis see nagu laiemas mõistes, mis see kasu on ja mis see tänases ühiskonnas või tänases maailmapildis, mis see julgeoleku garantii on. Ja kui me need nagu vastuse saame, siis me võime nagu edasi minna, aga kui me vastust ei saa, siis jääb vist see sinine kiri sinna alla. Aga kogu selle keskkonna ja jutud selle ümber on kõige paremini tegelikult on kokku võetud säästva arengu seaduses, Eesti säästva arengu seadus, mis sai valmis umbes 20 aastat tagasi vist. Pikk seadus, väga pikalt ja põhjalikult tehtud, aga üks lause ütleb kõik ära, et inimkond võib tekitada nii palju jääke, rämpsu, sodi, kui loodus suudab neutraliseerida. Aga kui on vaja rohkem tekitada, siis tuleb pead tööle panna ja mõelda tehnoloogiat, kuidas seda jääke kasutada või neutraliseerida. Aga me oleme läinud natuke teist teed, me ütleme, et lõpetame ära, see tähendab seda, et ei ole mõtet ka arendada, kui ära lõpetame, mis ikka arendame siis. Nii, neid on paar lihtsalt, mõned lihtsalt, ma ei tea, silme ees pildid, et näeksite, et mis see niisugune, mis seis meil siis nagu on, et see esimene punkt ütleb seda, et eks energia on tegelikult üks inflatsiooni tekitamise päris suur mootor, ega siin midagi ei ole öelda, siin peab kõvasti piinlikkust tundma ja nii väga sirge seljaga ei saa teie ees seista. Kuigi ma olen pensionär, et ma võin nagu vaadata natuke kõrvalt. Et mis need järgmised punktid tähendavad? Tähendab seda, et me oleme väga halvad kaupmehed, et ostame kallist kaupa ja müüme odavat kaupa. Millest see tingitud? Tingitud on sellest, et müüa saame siis, kui meil on tuul ja päike paistab, eks ole, aga see paistab ramp igal pool, kaup on odav, eks ole. Kui ei paista, peame hoidma või ostma nagu kallist kaupa. Ja kõik need maksud ja kõik, mis siin on nagu kirjas ja võib-olla, mis ei ole kuskilt nagu väga palju läbi käinud, aga kui te loete nüüd selle rahvusvahelise energiaagentuuri raporteid, siis ka 25. aastal on Eesti
5 kõige suurema naftariigi nimistus. Ja loomulikult me ei konkureeri absoluuttonnidega, me konkureerime, eks ole, inimeste suhtearvuga ja tõesti on see, põlevkiviõli on see, mis siin määrab, eks ole, seda võetakse ekvivalendina, ükskõik mis ta on, alates määrdainest lõpetades, ma ei tea, lennukikütusega, aga meil on see põlevkiviõli, mis meid siis edasi viib ja kindlasti ka raha toob sisse, eksportartikkel ja kolmas on võib-olla veel tähtsam on see, et kogu selline tulevikutööstus, pürolüüsid, plastide pürolüüs on tegelikult ju põhineb põlevkivi pürolüüsi. Aga kui me selle ära lõpetame, siis on sellega ka nagu ühel pool. Ja viimane pilt on siis sellest varustuskindlusest, et ütleme nii, et igal asjal on oma hind, loomulikult on ka varustuskindlusel hind, see on päris selge, et kõik need, kuidas öelda, loosungid, võtame siis selle kas või esimesed 2 punkti, need on täna seadusandlustes olemas. Ja kuidagi me oleme nüüd nagu natukene niimoodi, ma ei tea, kas vaikime maha või ütleme, et ei tea, aga esimese punktina oleme me tegelikult lubanud lõpetada põlevkivist elektri ja gaasi või selle õlitootmise ja tänu sellele oleme saanud nüüd Euroopas tohutu suure kingituse 350 miljonit üleminekufondi, õiglase üleminekufondi. Miks ma ütlen niimoodi irooniliselt, et tohutu suure iga-aastased riigieelarvesse laekuvad summad on suuremad kui see 350 miljonit, aga ütleme, pahandust võib sellest küll tulla, eks ole, kui me sellest nagu taganeme. Aga praegult me nagu ütleme, et me nagu päris ei arvesta seda, et ega need pooltõed ei ole kõige paremad asjad. Nii, lähme teise punkti edasi nüüd nagu konkreetsemaks, et mis see probleem meil on. Alati peab ju olema probleem defineeritud ja ju me siis saame ka edasi, et siin ma püüdsin nagu kirja panda, et mis see probleem ja probleemi tulemus vasakul pool ja paremal pool, et mis see tekkepõhjused siis on. Ja need kaalud ja kolmnurgad, neid te kõike nagu teate, kolmnurk on seal keskel sellepärast, et varustuskindlus, hind ja keskkonnamõjud peavad olema tasakaalus, eks ole, et ei saa ühtegi kolmnurka tippu välja venitada. Ta peab olema võrdkülgne kolmnurk. Ja see kaal on see, et igal ajal hetkel, nii nagu te kustutate tuled ära või panete põlema, eks ole, keegi kuskil peab reageerima sellele. Ja ütleme, kokkuvõtte on nende punastega, et võib-olla see tekkepõhjus on me lähtume nagu ideoloogiast ja ega seda ei ole nagu keegi väga peljanudki või kartnud välja öelda, et kliimaministeeriumi kantsler, olles viimast päeva ministeeriumi kantsler, enne kui ta läks kus ta läks siis nüüd? Riigikantseleisse, eks ole. Siis ta ütles väga selgelt, et 3 viimase aasta valitsuse otsused lähtuvad kõik ühest põhimõttest. 2030 peab tuul ja päike katma Eesti tarbimis, punkt. Absurd, see on võimatu. Loodusseadused ei võimalda, aga alati võib ju unistada. Mis siis veel, et nüüd te olete kuulnud väga palju niimoodi, et kunagi oli niisugune hea loosung, et süüdi meie kõikides hädas on imperialism ja 4 aasta aega. Et nüüd me oleme tagasi jõudnud sinna, et ikka 4 aasta aega, talv läks külmaks. Issand jumal, alla 10 kraadi temperatuur, ma ei tea, mis hirmus külm see siis nagu on, eks ole, et ei ole mõtet külma peale nagu ajada. Jumala peale pole mõtet ajada, et need on vast need põhjused, mis ma sinna kirjutasin. Ja viimane on see, et mida rohkem meil liitub elektrisüsteemiga juhitamatut võimsust, seda rohkem on meil vaja teda tasakaalustavat võimsust. Jälle, ma ei tea, on ta 3. või 5. klassi tõde, et siin pole ju nagu midagi väga arutada. Ja kuidas seda siis saab tasakaalustada, kui sa tahad, eks ole, tuult ja päikest, peab olema siis juhitav võimsus,
peab olema salvestus ja peab olema nõnda nimetatud agregeerimine, aga see tähendaks siis seda, et tarbijagruppide ja väiketootjagruppidena siis juhitakse ka oma tarbimist või tootmist päev ette, mitte see, et täna on elekter 400, ma lülitan välja, eks ole, et see on niisugune hädaabinõu, aga süsteemselt. Et neid kõiki on vaja ja ega rohkem siin nagu pole, et need süsteemiteenused kõik, mis maksavad, te olete ise ju näinud jaanuarikuu arve peal, et millised need komponendid kogu hinnale juurde tulid, aga ühtpidi on nagu positiivne, et täna 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi juhitavatest võimsustest ei räägitud. Ei ole vaja juhitavaid võimsusi. Täna juba räägitakse päris kõva häälega. Aga ikka on veel päris huvitavaid inimesi ja Riigikogu komisjonis noormees ütleb, et meie põhijoon ja põhistrateegia on rohkem tuult. Päikest juba enam-vähem on, rohkem tuult. See komisjoni istungi aeg oli jaanuarikuu päev, kus oli tuulikute tootmine oli 0. 3 tundi oli 0. 710 megavatti on meil tuulikuid üles pandud, 0. Siis vaatad noormehe otsa, küsid, et aga kui 0 korrutada veel mingi arvuga, et mis arvad saab siis? Ta vaatab otsa, ütleb, et rohkem tuulikuid. Et tore. Nii, nüüd lähme natukene konkreetsemaks, et need on need väljakutsed, eks ole, mis nüüd just see ilmastikust sõltuv tootmine nüüd loob, eks ole, süsteem. Veel niisugune täpsustus, et mingi kõnepruugis on nagu taastuvenergia, mingisugune niisugune jutt, eks ole, tegelikult sinna taastuvenergia alla pannakse nüüd Eesti mõistes 3 asja. Tuul, päike ja bio. Et ütleme, biokütus on juhitav tootmine, kuigi Eestis olevad koostootmise jaamad, sooja ja elektri koostootmise jaamad töötavad küll sooja graafiku järgi, mis temperatuur väljas on, aga mingil määral on nad siiski ka elektri järgi juhitavad. Aga tuul ja päike on nagu klaar, eks ole. Mis lahendused olid, sellest me juba siin rääkisime, et läheks siit nagu edasi. Ja tere kõigile, et Ermo mina. Alguses oli sul üks päris hea point, kus sa ütlesid, et koolis, kui te õppisite, et hakkasite rääkima energiatasuvusest, siis kui on need ühe ühiku mõned sisse, et 30 tagasi saada. Ma olen natukene seda taastuvenergia asja uurinud just nende tuugenitega seoses. Väga keeruline on praegult selles infoühiskonnas nagu adekvaatset infot leida, aga ütleme, et üks akadeemik, kes enam-vähem nagu ka midagi asjast teab, minu jaoks on Strandberg, kes on öelnud, et täna tegelikult tuugenenergia, ühesõnaga see sisseminev energia ja väljatulev energia on sisuliselt nagu tasakaalus, ehk siis tegelikult me mängime sellist nullsumma mängu. Aga ametlikku kinnitust kui sihukest, et kas teie olete vaadanud sellest, siis oskate öelda, kommenteerida seda? Kui me võtame nüüd mingi keskmise aasta keskmise, jah, siis ta on peaaegu, ametlikult küll loetakse, et see suhe on 1:2, eks on. Aga kui me ise vaatame seda, et kui palju energiat läheks selle vaja, et see kogu see mehhanism valmis teha, toota alates kaevandusest, lõpetades utiliseerimisega, et me ei saa, me peame nagu vaatama kogu seda, kuidas öelda, jalajälge või elukaart, eks on. Et kuidas ma ütlen, et alati on ju niimoodi, et kõik inimesed on targad ju, et alati on ju eesmärk pühitseb abinõud, jälle on üks Eesti vanasõna, et alati nagu räägitakse, te kuulsite telekas päris huvitavat arvamust, et kui oleks meretuule, vahet põles, oleks meretuulepark 800 megavatti olemas olnud, siis oleks 75 miljonit Eesti elektritarbijad jaanuarikuu jooksul võitnud. Mis see tegelikult tähendab? Meie elektriarve, puhas elekter, ma ei räägi nüüd kogu kulu, eks ole, oli
elektri hind jaanuaris oli 154, 15,4 senti kilovatt-tunni pealt. Nüüd selle jutu järgi oleks nii, et kui tuulikud oleks olnud olemas, siis oleks olnud meil 75. Noh, tore, aga kui tuult ei ole, kuidas ta saab olla, eks ole, siis poole vähem. Et noh, iga ühel on oma matemaatika, millest lähtud. Nii. Ei ole, pärame edasi või? 2 lauset nüüd sellest, jälle olete palju kuulnud, et energiamajanduse arengukava pikalt laialt tehti, 3 aastat eelmise aasta, mis ta siis oli, kuskil aasta algus, ma teagi täpselt. Jah, no ütleme kuskil aasta alguseni oli siis energiamajanduse arengukava sisu oli tegelikult kliimaarengukava. Enne ma ütlesin, et see 3-nurk tipud peavad olema, eks ole, võrdkülgne 3-nurk, noh siis me venitasime välja, tegime nagu kliimakava, nimetades seda energiakavaks. Mäletate eelmisel aastal, kus olid, valitsus ütles, et meretuuleparki on vaja, 2,6 miljardit paneme sinna dotatsiooni sisse ja 5,2 saame kätte. Millel see põhines jälle 3. klassi aritmeetikale, et arvati, et hind oli siis mingi 89 vist, 8,9 senti. Ja kõik rääksid, et kui me paneme nüüd tuulepargid kõik tööle, siis hind kukub 4,9 peale. Ja et ilus number välja tuleks, siis pandi, et Eesti tarbimine on 15 teravatt-tundi. Tegelikult oli 8 eelmine aasta. Nii, ja siis tuli välja niimoodi, et selle hinna vahe, eks ole, 8,9 miinus 4,9, selle korrutati nüüd 15-ga ja saadi 5,2 miljardit. No, kõik õige ju, tässä õige matemaatika, eks on. Et matemaatika annab kõiki. Nii, ei hakka neid üksikult üles lugema, aga ütleme, et 2 põhilist, jah, rääkisin sellest halvast kavast, aga nüüd on natuke parem kava, aga mitte hea kava. Aga hea sõnum on see, et minu eluajal oleme neid kavasid, mina ise olen nende kavade koostamise juures olnud, ütleme, 10-12, aga näinud olen neid kuskil 18-19, mitte ühtegi pole täidetud, nii et väga hullu ei ole sellest. Aga noh, ikka, et ütleme, paar asja, mis selle juures nagu halb on, et nagu halva sõnumi. Esimene on see, et ega need loosungid on ju päris head. Turu põhimõttel, võrdne kohtlemine investoritele, hind, jumal, hind on kõige soodsam Balti mere riikides välja arvatud Saksamaa, eks ole. See on meie eesmärk. Ilus loosung. Aga mitte ühtegi mehhanismi, kuidas loosungi täitmiseni jõuda, seda ei ole. Vastus on see, et see tuleb teekaardiga. Teekaardid tulevad ja siis see niimoodi toimib. No, ootame, eks ole. Aga teine on see, et see kava ka lähtub ikkagi ideoloogiast, et taastuv tuulele ja päikesele üleminek on vajalik ja võimalik. Mööndus on ainult see, et 2030 ta võib osutuda, mitte ei ole võimatu, et ta võib osutuda liiga kulukaks, aga 2035, okei, täitsa jah. Et noh, ei saa sellest lähtuda, eks ole. See on üks asi, mis nagu häirib ja teine on see sama etsid asi, mis siin kirjas on, et jälle olete ju kuulnud, et süsiniku kvoodi tasu ka transpordile ja kodusoojale ja kõik, eks ole, tuleks selle kvoodi teise süsteemiga peale. See arengukava lähtub sellest, et see juba toimib. No jah, et ei tohiks nagu seda panna, et need on need põhilised niisugused asjad, et mis ja loomulikult, et ei ole tegelikult seda, miks me seda üldse teeme, et meil peaks ju ühiskonnale tulev kasu ületama kõik need kulud, mida me teeme, seda analüüsi olemas ei ole. Et noh, see on kõige imelikum. Nii, ja nüüd võib-olla mõni pilt natukene niimoodi veel edasi, et mis see elektrisüsteemi tasakaalustamise
noh, on nad väljakutsed ka, ma kasutan ka mingid moesõna, eks ole, aga noh, need tegevused, mis siin kirjas on, et need on need, mida tuleb ületada, nende ületamiseks on vaja investeeringud tulevad tarbija taskust. Ka sel juhul, kui me mingit dotatsiooni, riik lubab dotatsiooni, see tegelikult ju korjatakse tarbija käest ju ära. Täna riik doteerib taastuvenergia tuult ja päikest, aga teie näete oma arve peal taastuvenergia tasu, eks on. Et mis on nüüd selle tasu ja maksu vahe, et tasu saab kehtestada valitsus, aga maks on riigi õigusakt, mis käib parlamendi, käib. Täpselt sama on Euroopa Liidus. Miks meil on CO2 kvoodi tasu, miks meil ei ole süsiniku maksu? Euroopa Liidus maksu kehtestamine nõuab kõikide liikmesriikide konsensust, aga tasu kehtestamine on turukaup, eks on. Nii, need on need mõjud. Kogu selle tuulepäikese doteerimine ei anna ühiskonnale midagi, vaid võtab. Et see on nagu nüüd kahel põhjusel. Üks on see, et energiasüsteem, kaasa arvatud elekter, on hästi pika tasuvusajaga ja väga suure investeeringute mahuga. Sellist asja ei saa ehitada üles dotatsioonide peal, sest see kukub lihtsalt kokku, eks ole, midagi ei ole siin teha. Ei ole võimalik kogu aeg doteerida, on üks asi. Ja teine asi on siis see, et kui me nüüd ühte energialiiki või tootmist hakkame doteerima, siis peame kõiki doteerima, aga selleks lihtsalt ei ole enam vahendeid ja see on täiesti tupiktee, et mina olen seda meelt, et dotatsioonidega me ei jõua mitte kuhugi. Aga on teisi arvamusi ja ma lihtsalt kirjutasin siia juurde, et see jutt, et elektri hind kukub, eks ole, ja nüüd juba räägitakse, et kogu hind kukub, mitte ainult turuhind, eks ole, aga kõik need koefitsendid, mis siia juurde tulevad, et need lihtsalt söövad selle võimaliku turuhinna langemise ära. Ma ütlen võimalikku, ma ei ole väga veendunud, et ka see börsihind langeb, aga ütleme nii, et on targemad inimesi, kes arvavad niimoodi. Aga need koefitsendid paned juurde nii, et odavnevast, odav on täitsa rumal sõna, aga odavnevat elektrit ei ole mõtet küll oodata. Nii, mis meil siis veel? Odavnevast, et siis ma võtsin välja täna hommikul lihtsalt, et oleks niimoodi, mitte ainult plära, vaid minu poolt plära, vaid natukene juttu ka või numbreid, et see on nüüd küll Ameerika energeetikaministeeriumi oma, aga ütleme nii, et eks see kliima natuke võib-olla on Ameerikas parem kui meil, aga tühja temast. Esimene on siis, kuidas ma ütlen, siis see roheline tulp on, eks ole, mis on siis maismaatuulikud ja siin on need muud sellised parameetrid, mis võib-olla ei ütle, aga viimane rida on, mis ta on 42, ja 42, see on siis 4,2 senti kilovatt-tund maismaatuulikul. Ütleme, eks see on dollar muidugi, Ameerika dollari senti. Et mis see vahekord on praegu sellel eurol ja dollaril. Mis see nüüd on? See on nüüd taandatud kulu ja praegult räägitakse kogu aeg jumala eest, eks ole, praegu räägitakse kolme asja täitsa segamini. Öeldakse, et tuulik on peaaegu, et ilma rahata töötab. Tuul ei maksa ju midagi, eks ole. Tuul ei maksa küll midagi, aga see tuulik on vaja püsti panna, hoida ja demonteerida. See on nüüd siis puhtalt nüüd tehnoloogiate võrdlus, et paned tuuliku või paned sööjaama. On see taandatud kulud. Aga järgmine on siis süsteemi taandatud kulud, mis liidavad ka juurde selle hinna, mis oli eelmise slaidi peal vaja panna selleks, et süsteem tasakaalus seisaks, eks ole. Siis see hind oleneb mittejuhitavate võimsuste osakaalust, võib ka kahekordistuda, eks ole.
Nii et need on need hinnad ja lihtsalt selle pildi ma panin sellepärast, et oleks nüüd nagu mingisugune pilt, et jälle käib nagu jutt meretuulikutest ja maatuulikutest ja võib-olla ka keegi teilt ütleb siin niimoodi, et miks me maale panem, pange merre, eks ole, et mida kaugemal seda parem. Et need hinnad on nüüd siin järgmine sinine lahter näitab, need on 2 erinevat hinda, sellepärast, et ühed on siis kuidas ma ütlen, põhjas kinni valatud vundamendiga, teised on ujuv vundamendi peal, need on kallimad, eks ole. Ja siis tuleb viimane kollane rida, mis paneb tegelikult juurde süsteemi kulud. Ja näete nüüd hindasid, eks ole. Et selles mõttes see helesinine unistus hinnast on nagu päris vahva. Mis siis veel on selle maapealse tuulikutel, ütleme, majandusinimesed viskavad pilgu selle parempoolsele tabelile peale, et mis selle hinna koosseisus siis on, et mis komponendid ja kui palju. Siin on võetud nüüd küll, kuidas öelda, suhteliselt väikese võimsusega tuulegeneraator. Mina olen teie kirjavahetusest arendajaga aru saanud, et siin käib jutt 6,2 megastest nendest generaatoritest. Et siin on 3, et ütleme niimoodi, et mida suurem ühikvõimsus, seda väiksemad kulud võiksid tegelikult ühikvõimsuse peale olla. Ja järgmine on siis sama asi on siis meretuule kohta. Jälle need samad niisugused numbrid ja võib-olla see järgmine tabel võtab või graafik võtab nagu kokku, et need on siis sellised tehnoloogiate võrdlushinnad, mis siin on nüüd välja toodud. Nüüd, see on nüüd toodangu hinnad, eks ole, mille sisse on nüüd rehkendatud omaniku investeeringu tasuvus, kõik need, eks ole. Ja need on nüüd siis sellised numbrid, millega nüüd me nagu opereerime. Investeeringud maapealsetele tuurikutele 1,3, 1,5. Kollasega on, mis tegelikult on. Tootsis olid sellised investeeringu ühiku maksumused, eks ole, et me teeme korrektset aritmeetikat, aga sisendid nagu natukene, kuidas öelda, sobitame, et vastus õige tuleks. Meretuulikutel on siis opereerime praegult 3,5-ga, et 1 megavatt meretuulikud on 3,5 miljonit maksab. Saksamaa näitab natuke teistsugust numbrit, tegelikult investeeringud, eks on. Et alati on, Rail Balticu näidet teate minust paremini, läheb siit läbi nagu mühina. Et alati läheb nagu natukene need numbrid teiseks. Et esimene väide oli see, et eks ole, et doteerimisega me lõhume oma süsteemi ära ja ühiskond tegelikult kaotab. Ja teine väide on see, et sellise ilmastikust sõltuva elektrisüsteemi tulemusena pool elektrit jääb, pool ajast on meil elektrit üle ja pool aega on meil elektrit puudu. Ja tore, 2023. valitsuskoalitsiooni kokkuleppes on üks punkt, esimene punkt, mis ütleb, et taastuvenergiat käsitletakse, kuidas see on siis, mõjuva ühiskondliku huvina või kuidagi on see niimoodi vormist, ühesõnaga, prioriteetne. Ja seal on siis öeldud, et Eestis peab saama aastal 2023 taastuvelektrit eksportiv riik. Kui te mäletate seda pilti, mis hinnad olid, et null hinnaga võib müüa küll, aga kasumit ei saa. Vasakpoolne pilt näitab seda, et kuidas meil tuul puhub ja kuidas on toodang ja parempoolne pilt näitab siis seda, see sinine niisugune laineline kriipsakad on siis tarbimine, eks ole, tootmine on siis see oranž pool üle pool alla, järelikult meil peab olema salvestus, et üleüldse nagu sellega edasi minna. Võib-olla need mõtted on nüüd natukene isegi võib-olla toored, miks? Sellepärast, et kuidas see nädal algab, esmaspäeval, sellel nädalal valitsus otsustas, et neljapäev, nüüd mis tuleb 5. märtsil, läheb valitsusse taastuve tuule
2 teravatt-tundi tuuleelektri vähempakkumise tingimused. Ja nüüd me siis tegime niimoodi või esmaspäev teeme veel, saadame ära, ma tegin niisuguse mõtteharjutuse, et mis see tähendab, et eelseisev vähempakkumine. See on ainult tuul, seal ei räägita midagi muud ja see on nüüd niisugune koht, mida me võiksime arutada, eks ole. Mul on 3-4 niisugust pilti sellel teemal, et kui me räägime ainult tuulest, siis kõik see eelneva jutt, mis ma rääkisin, mis siis juhtuma hakkab, nüüd mis tarbijat puudutab see, et pikaajaline subsiidiumi kohustus tarbijate peale langeb, kõik punkt, midagi rohkem siin rääkida meil pole, süsteemi kulu kasvab, järelikult need lisakomponendid, mis seal meil ühes graafikus olid, need lähevad suuremaks, midagi ei ole teha. Kolmas on see, et hinnad ei stabiliseeru mingil juhul, sellepärast hinna volatiilsus hakkab suurenema ja terviklahendusena me ei jõua, eks ole, et mis see meie häda ongi ju see, et me käsitleme ka kogu energiat me käsitleme eraldi. Täna me ütleme, et elekter hakkab asendama, ma ei tea, transpordis ja kaugküttes ja igal pool, eks ole, aga tegelikult me käsitleme need kõiki eraldi. Elektrit käsitleme ka eraldi, elektrisüsteem on üks tervik oma komponentidega, oma funktsioonidega. Mäletate väga hästi, siin 10-12 aastat tagasi me ütlesime, et mingit tootmist ei ole vaja. Isegi tuulikud, las tulevad, aga pole hullu midagi. Ehitame liine, elektron tuleb sealt, kus kõige odavam teda teha on. No ei tule ramp. Me ei räägi sellest, et kaablit puruks tiritakse, aga lihtsalt ei tule. Ka jälle füüsika mängib ette, et siis sa pead tegema ikka minusugused jämedad juhtmed, eks ole, 3 tükki faasis ja siis ehk tuleb. Aga isegi sel juhul ei tule, sellepärast, et vahepeal on nii palju tarbijaid. Kui me Saharast näiteks päikesega elektrit teeksime, ta ramp ei tule siia, eks ole. Võib-olla lihtsam on päike siia vedada. Nii, et see on nagu üks asi, et mis nüüd selle tulemusena võib juhtuda. Meie eesmärk tegelikult on, meie, ma väga kõlavalt ütleme nii, et eesmärk on tegelikult see, et üleüldse mitte doteerida. Täna kogu tuulikutest 32% saab ainult toetust. Toetused on lõppenud ju 12 aastat on paljudel mööda läinud, ja Tootsid, mis siin olid, ja nemad ei saa ju toetust, eks ole. Me tekitame täiesti ebavõrdse konkurentsi, eks ole. Ja teie lugupeetud arendaja kirjutab ka siin, eks ole, et häbiväärne on see, et inimesed ei saa aru riiklikust sellest poliitikast ja meie ei taha mingit toetust. No küll on tore. Ärgu tehku siis pakkumist. Tehku ilma toetuseta, küsige ta käest niimoodi, et miks te siis nagu toetust küsisite. Nii, mis järgmine on? Mis ma kirjutasin siia? Jälle kõigile teada, et enne ütlesin suured investeeringud ja tasuvusaeg on jube pikk ja pangad on väga, kuidas öelda, konservatiivsed, ütleme nii viisakalt. Panga poolt ei ole võimalik saada laenu, mis võib nüüd kesta, ütleme seal pool või 2/3 selle seadme või tehnoloogia elueast. Kui me teeme näiteks Paldiski vesisalvesti, selle ekspluatatsiooni aeg on, mina ei tea, 100 ja rohkem aastat, vahetuvad ära seadmed, pumbad ja võib-olla elektriseadmed, aga põhimõttelise infrastruktuur on ju alles. Maa värisemine võib-olla tõesti selle maases oleva süvendi vajutab kinni, aga ehk ei tule maa värisemist. Et peaks olema tegelikult ikkagi selline, ma ei tea, riigi poolt antud laenu garantii või kindlus, eks ole, et mis selle subsiidiumi ja kindluse vahe oma piiratud mõistusega püüdsin siia kirjutada, et ikkagi, kui me läheme nüüd selle tuuleparkide vähempakkumise juurde, et me peaksime nüüd need
subsiidiumi asjad lõpetama ja peaksime tulema ikkagi nende garantiide juurde, et investoril oleks investeerimise kindlus ja pankadel oleks siis ka, kuidas öelda, vähem riske. Ja vist viimane. Et mis siis lahendab ta siis midagi ära või ei lahenda, et alati peab ju kui me probleemi teame, tekkepõhjust ka teame, eks siis on ju ainus võimalus, et püüda nagu lahendada, et minu arvates ta ei lahenda midagi, vaid ta tekitab neid samaseid viiemummuslisi asju, mis siin kirjas on ja ka enne räägitud, et ta lihtsalt neid tekitab juurde. Aga ütleme, ega meil vist kellelgi ei ole seda võimu ega võimsust, et see 5. märtsi valitsuse otsuse või valitsuse päevakorras maha võetakse või veelgi toredam, et mingi teistsugune otsus on. Selle pildi pani lihtsalt selleks, et ka paljud poliitikud räägivad, et salvestus tuleb mürinal ilma mingite dotatsioonideta. Me räägime akusalvestist, kõik te sõidate akuga, teate, eks ole, et kahjuks ei saa elektrisüsteemis akusalvestiga midagi teha, 2 asja, mis aga ma tahan öelda, akusalvestit kindlasti on vaja, aga mitte süsteemi jaoks. Aga see suuremahuline või ütleme, õige nimi on ikkagi niimoodi, et energiamahukas. Võimsus ei tähenda mitte midagi, et sul on 500 megavatti või 50 megavatti, see ei tähenda midagi, tähendab see, et kui pikka aega sa saad tegelikult energiaühikuid, mitte võimsust, vaid energiaühikuid, kilovatt-tunde seal salvestada. Ja ütleme, see täna on see meil, eks ole, ainukene, mis me oskame nagu öelda, on vesisalvesti. Teistes riikides, kurat, isegi meie lõunanaabritel on Daugava jõgi, mis on väga hea selleks, eks ole. Leedukatel on Kaissadoor, nendel on vastupidi, eks ole, veereservaar on mäe otsas või künka otsas, mäge pole väga, künka otsas ja torudest lastakse vesi siis läbi turbiini maapinnale. Ja see tehti omal ajal ehitati, kui oli Ignalina tuumaelektrijaam, siis ta pidi olema selle sama Ignalina tuumaelektrijaama kuidas öelda, toodangu vastavaks viimine tarbimisega. Tarbimine kõigub, tuumajaam on reguleeritav, jälle võib-olla on niisugune mõiste, et tuumajaam on poole ulatuses täielikult reguleeritav, ainult küsimuses, et keegi ei taha teda reguleerida, kuna investeering ühiku peale on hästi kallis, ikka tahetakse maksimaalse võimsusega lasta, eks ole. Ja täpselt sama oli siis Ignalinal, et Ignalina saaks täie rauaga töötada, kui tarbimist on madal või ei ole, eks ole, siis ta pumpab sinna mäe otsa basseini vett ja kui on tarbimine suur, teeb siis ise elektrit juurde. Nii, nüüd peab küll hakkama lõpetama. Need on nüüd, ütleme niimoodi, et siuksed soovitused, osadele valitsuse liikmetele läksid, osadele lähevad homme. Kindlasti nad ei ole täiuslikud, jälle selle üle me võime nagu arutada, et mida siis teha. Muidugi see preambul on see, et jätame selle jama üldse ära, aga ütleme nii, et eks me peame olema realistid, et ega ta päris ära ei jää. Et need 4 punkti, mis siin on ja kindlasti peab olema selle juures ka ikkagi selle süsiniku kvoodikaubanduse süsteemi muutmine, et see niimoodi ei lähe ja hästi valus on, ma ei taha üldse, mina olen poliitikaväline inimene ja ma ei taha kedagi kritiseerida, aga jube valus on nagu kuulata, eks ole, et Euroopa alustas, Saksa kantsler ja veel mõned Euroopa riigid on alustanud seda, et seda süsiniku kaubanduse süsteemi muuta. Ja meie peaminister ütleb, et kui Euroopa alustas, et me oleme ka laua taga, eks ole. Aga samas ütleb, et ma vaatasin seda elektri lõpphinda, et meil on ta ikka nii väike summa.
Et no mulle tundub, et siis meie peaminister on seal teisel pool lauda, kes ütleb, et ei, me ei muuda midagi, eks ole, et noh, aga põlevkivi elektrit lööb ta kõige valusamini tänu sellele, et põlevkivi CO2 emissioon on kõige suurem võrreldes sööga või gaasiga. Gaasil poole väiksem, sööl 80%. Turbal on veel rohkem, aga noh, ega turbaga väga palju ei kööta elektrijaam. Et noh, niisugune peaks siis nagu olema. See oli see pilt, mis ma vahepeal tahtsin näidata, et kuidas see CO2 kvoodi hind on siis muutunud, et see punane kriips, et siis ta vahepeal käis siin 100 euro peal, jah, ära. 100 koma midagi, jah. Mis tulevik on? Tulevikku kirjutasin lihtsalt siia, et nüüd ainult elektrist, et kindlasti elektri lõpphinnastruktuur. Eeldame, et see elektrikomponent läheb väiksemaks ja kõik ülejäänud komponendid, kaasa arvatud võrgutasud ja kõik need tulevad juurde. Mida rohkem tuult, seda keerulisem üleinvesteering oht, aga üleinvesteering ei ole investori probleem. Investor teeb selleks lepingu riigiga ja tarbija maksab selle kinni. Ka siis, kui on seal hind 0,001, eks ole, investor saab oma hinna alati ju kätte, see ongi see kahepoolse lepingu selline põhimõte. Tarbija baas loomulikult on mida rohkem on Eestis tarbimist, seda allapoole lähevad mitte börsihind, vaid kõikide nende komponentide hinnad lähevad. Komponendid on kilovatt-tunni peale, need komponendid jagatakse ju ära võrgust läbi käiva elektri peale. Ja võrgutariif ka tänu sellele võiks langeda, eks ole. See kindlasti on väga tähtis, aga noh, kohalik tarbimine versus import, noh jälle on see sama, eks ole, et milline on turusituatsioon, juhitavad võimsused, jälle klaar, noh hooajaline salvestus, mis asi see on, et hooajaline salvestus saab olla siis selline, mis on suvel salvestame ja talvel tarbime, sellist võimalust maailmas ei ole, mitte meil, vaid maailmas ei ole. Ma arvan, 10-15 aasta pärast võiks see tulla läbi vesiniku, aga mitte enne. Ja miks nii kaua aega läheb, on see, et vesinikku ei ole võimalik kuidagi transportida, ta paneb gaasitorust igalt poolt lõikama, eks ole. Järgmine on see, et tema energiatihedus on 3 korda halvem kui maagaasil, teda ei ole kuskil nagu võimalik hoiustada. Surume kokku, saame natuke väiksema ruumala, aga 1/3 energiat läheb kaduma sellega, eks ole. Rääkimata nüüd kogu sellest kasutegurist, et elektrist toota vesiniku hoiustada, uuesti teha temast elekter, selle ahela kasutegur nagu noh, tänase tehnoloogia juures on ta võimatu, aga noh, kõik areneb, eks ole. Et noh, need ja võimsustasu, ütleme jälle, mis kindlasti elektri hinnast tuleb, paratamatult see kindlasti see komponent suureneb. Ja mida võiks siis nagu arutada, ütleme niimoodi noh, laiema või noh, mingisugustes, ma ei tea, arutelutubades või kus iganes, eks ole, et esimene asi on see kõige tähtsam, on see punkt, eks ole, ja nüüd noh, öeldakse seda, et jah, me jälle oleme neid, see on ka võib-olla natuke pooltõde, ma olen ühte lausesse kirjutanud, et kõik nende komponente ei ole rehkendatud. Neid komponente on eraldi rehkendatud, aga kogu mõju ei ole rehkendatud välja. Ja see on keeruline, aga noh, ja nüüd nagu küsitakse nagu eraettevõtjate käest, et tehke see, tehke teie. Aga loomulikult, kui eraettevõtte, kes on huvitatud kuhugi investeerima, tema teeb siis oma arvutuse oma eesmärgist lähtudes, eks ole. Et need on 5 ja siin on siis veel mõned niisugused, mis võiks siis nagu olla, et selle toetuste süsteemi kohta toetusi on väga erinevaid, paljudes maades ei ole teda, aga jälle Leedus näiteks on, Soomes hetkel ei ole, aga ütleme, et see läbivalt see toetuse skeem on selline, et ta kogu aeg väheneb, eks ole, et põhimõtteliselt üles ehitatud, et ükskõik alates Taanist või kuskilt mujalt,
et sellest investeeringu esimesel iga aastaga hakkab siis see investeeringu summa vähenema. Mitte, vabandust, dotatsioonisumma hakkab vähenema, et selles mõttes on neid skeemid on väga, väga erinevad. Aga loomulikult me peaksime need ka need skeemid nagu kokku viima, et oleks nagu jälle investoril nagu kuidas öelda, selge pilt, kuidas siis see tulevik saab olema. Ja veel paar lauset, et kõik me teame seda, et viimasel aastal ei ole tõesti investeeritud, ühtegi tuuleparki käima läinud ei ole. Nüüd me nagu ütleme, et hirmus hull olukord on, aga küsige ükskõik 4 silma all kellegi investori käest, miks ta peaks seda nüüd käiku panema, või see võimalus äkki kuskil on, sest et kohe tuleb dotatsioonivärk peale. Miks ta praegult siis ilma dotatsioonita teeb? Küsige selle noormehe käest, eks ole, et pangu homme käima. Enne kui 5. märtsil see otsus tuleb. Et selline see pilt on ja oleme realistid, ütleme niimoodi, et tuult ja päikest, neid on täna meil 700, tuult on 700 megavatti, päikest on meil 1240 megavatti, nii meie tarbimine sellel talvel on olnud 1570 vist, eks ole, 1200 ja 700 kokku, et meil tegelikult nagu võimsust on ju üleval rohkem, kui me tarbimist on. Küsimus on see, et see võimsus ei tööta, päike talvel ei tööta ka päris selge lume all, nüüd lumi sulab küll pealt ära kiirelt, aga et mis siis nagu teha tuleks, eks ole, tuleb ju, kui me nüüd tahame nagu ka 50 või 60% tuule päikesega, siis meil on vaja suurendada võrgu, kuidas öelda, tootmissuunalist võimsust. Täna elektrivõrk võimaldab kuskil läbi lasta 3000 megavatti. Aga kui me paneme need tuulikud kõik üles, millest täna räägitakse, siis meil on vaja viia ta 6000 peale. Aga see maksab. Loomulikult. Miks on pandud praegult elektrituru seadus, ütleb seda, et ilus lause, et Elering investeerib ette. Ta investeerib ette ju meie rahaga. Pool raha on ju solidaarselt, kõik maksavad. Tuulikute ühendamise raha on tariifi hinna sees, pool maksab sellest kinni, eks ole. Et kõik sellised nüansid on olemas, aga jälle, mis ma ütlesin, et realistid, teda tuleb, teda peab olema tasakaalus aritmeetikaga, et see kasum või kasu siiski oleks olemas. Ja kui me läheme, nüüd öeldakse, eks ole, et kogu nõnda nimetatud taastuv on seal 75-80%, sellest tuul ja päike kuskil seal 60%, see 60% on ka meile üle jõu käiv raha poolest. Ja see just selle teiste komponentide poolest, et kui läheb jälle, tulen tagasi selle vähempakkumise juurde, et kui see vähempakkumine nüüd eeldatavasti otsustatakse, see tähendab seda, et tänasele, ütleme, 100 tuulikule, mis Eestis üleval on, tuleb kuskil 150 juurde. Ja see tähendab juba seda, et me läheme sellest 60% üle. Ja siin oli, et mis see tulemus on see, et tarbija dotatsioon lihtsalt läheb suuremaks. Igat asja tuleb elus, nagu alati on, igat asja tuleb mõistusega võtta ja mõistuse ja mõistlikkuse piires arendada. Et ega tuul ja päike on mõne koha peal väga tore küll ja ma mäletan, kui üldse algas see tuulikute värk. Eestis on tuulikud eluaeg olnud, eks ole, aga kui see elektrituulikute värk algas, siis esimene oli Muhu saare peal. Ja siis me läksime delegatsiooniga siis imetlema seda tuulikut ja tuulik ei töötanud parasjagu. Ja siis see peremees ütles, et jumal, et tuulik töötab siis, kui tuult on. Aga mina pumpan vett, siis näete, mul on siin 2-kandine reservaar, selle ma pumpan täis, kirved vikatud teritan ära, kõik tore, eks ole. Et tänapäeval on tehnika läinud, sellest on 40 aastat, 50 aastat möödas, tänapäeval on läinud elu edasi, eks ole,
aga noh, et niisugused üleminekud, ütleme, et lähtudes ideoloogiast on nad väga kulukad, need üleminekud. Ja noh, fossiilkütused lõpevad ja kõik selline jutt, et ma olen umbes 60, peaaegu, et 60 aastat kuulnud kogu ühte juttu, et gaas lõpeb 40 aasta pärast ära, õli lõpeb 60 aasta pärast ära ja kivisüsi lõpeb ära 100-150 aasta pärast. 60 aastat olen kuulnud, ei ole lõppenud, kui vaadata seda rahvusvahelise energiaagentuuri raporteid, kogu aeg varud suurenevad. Sellepärast, et leitakse uusi leiukohti ja võetakse parem tehnoloogia. Kildagaasi olemasolu oli, ma arvan, et 100 aastat tagasi teada, aga keegi ei hakanud sellega vaeva nägema, et teda kätte saada, kuna ta on kivipoorides, lihtsam on ju puurida horisontaalne auk ja saada järvest kätte see surve all. Tuleb ise välja ka, midagi pole vaja teha, eks ole. Aga tänane tehnoloogia võimaldab 10 kilomeetri sügavusel 10 kilomeetrid horisontaalselt puurida, noh, tuleb, midagi pole. Pead küll välja suruma teda emulsiooniga, seal survet nii palju ei ole. Et eks täpselt sama on põlevkivi varud Eestis sellise tarbimismahu juures. Ma ei räägi isegi, praegu on mahud väheda, ütleme seal kuskil 18 miljoni tonni juures on kaugelt üle 100 aasta. Ja ta läheb sügavamale, nõus, ja läheb ka natukene vähem rammusamaks. Ikka alati paremad palad võetakse ju enne välja, see on ka selge, eks ole, aga kõik see näitab seda, et energia ei lähe lihtsalt, ei saa minna odavamaks. Aga palun vabandust nüüd selle liiga pika jutu eest. Issand jumal. 20 aastat tagasi oli see energia eestkõneleja, nagu see tervemõistuslik, oli Anto Raukas. Täna olete teie, aga kes näiteks 10 aasta pärast võib olla? Et kas on selle teemal ka järeltulevad kasvu või on nad kõik rohepöörde usku? Ma kõigepealt ütleksin niimoodi, et Antoga mind võrrelda on päris suur häbematus. Sellepärast, et Anto oli ikkagi 2 suurusjärku minust üle ja mina ei kannata mingit võrdlust välja. Ja elus on 1 minut lobisemist. Elus on selliseid eeskujusid kui Anto, Endel Lippmaa, kes ütles umbes 48 aastat tagasi, CO2 on nii väärtuslik tooraine, mis asja me siin temaga jamame, et sojume, et ta on halb. Kui meie oleme nii lollid ei oska kasutada, siis salvestame. Lapselapsed tulevad mu laua peale, toovad lille ja ütlevad, oli tubli vanamees. Teine on Ilmar Öpik, kes tegelikult on põlevkivi energeetika looja. Ja Ando Raukas on sellest plejaadist selline visionäär. Ando oli see mees, kes see võis olla siis 97.-8. aastal. Meil oli esimene energeetika arengukava, mis 89. aastal sai 89. aastal sai valmis. Seal oli tuumaenergeetika oli sees. Ja Ando oli üks selline mees, kes sellel ajal juba seda ette nägi. Tema oli visionäär ja tema visioonid, mis ta 30-40 aastat tagasi nagu ette kujutas ja tegi, et need tänu Jumalale lähevad ellu. Eks te olete kuskilt lugenud ka tema neid arvamusi ja tuule ja päikese ja kõigi muu kohta, eks ole. Inimene tegelikult on ju selline elukas, kes püüab nagu mugavalt nagu läbi ajada ja peajoonega kaasas käia on ju kõige mugavam. Keegi ei torgi sind, eks ole, kiiad tagant, et ja loomulikult, väga hea, kõik paneme edasi, eks ole. Ise lähed koju, mõtled küll, et kurat, jätsa jama, eks ole, aga hea küll, eks. Et eks paljud on sellised, rääkisin siin ministeeriumi inimesest, ega ta rumal inimene ei ole. Tark inimene, issand jumal, koolid lõpetanud kõik ja praktika ka, aga
annab Jumal ametikoha, annab Jumal ka mõistuse. Ja niimoodi see asi käib, et mul enda kogemus ka, et kui elektrijaamade müük ikka läks ikka päris hapuks, eks ole, et noh, ja võt see muutmine, eks ole, et ega see, et elektrijaamu ei tohi müüa, oli ju esimesest päevast selge. Aga see vanker käis nii, ja ma arvan, et 3/4 inimestel oli ka selge, et see ei ole hea mõte, eks ole, aga ütleme, seal 3/4 üle poole läksid ikka, peab minema. Ja tegelikult läks see asi lõpuni välja. See läks lõpuni välja ja miks ta müümata jäi? Müümata jäi seepärast ostjal raha ei olnud. Ja Enroni pankrot oli see, mis tekitas Ameerikas pankrotilaine. North State Power Company oli see ema firma, kes pidi raha andma selle Hollandi firmale, ostjale. Polnud anda raha, pangad jäänud raha, sest et energeetikafirmad olid pankrotis. Nüüd te kuulete, et keegi tuleb, ütleb, et mina keelasin ära, kolmas keelas ära. Noh, jah, eks ikka võib öelda nii. Et selles mõttes see on väga keeruline niimoodi öelda. Ja alustasin endast, et minul läks väga lihtsalt, et minister ütles niimoodi, et tema ei saa töötada, kuna mina segan, eks ole, majas. No, kes ikka lahkub, eks mina pidin lahkuma, eks ole, ega minister ei lahku. Et ei midagi, ega ma ei ole selle üle õnnetu pahane ministri peale, vaid ütlen, et nii elus ongi, ega tulebki siis ikkagi, kui metsa raiutaks, lastud lendavad, ega seal pole midagi, jääd lastuks, noh, on. Tänapäeval on meil tehnoloogiat CO2 püüdmiseks, et miks seda põlevkivi energeetika puhul ei kasutata? Nii kui öeldakse, et väga hea küsimus, et tehnoloogiad on olemas, tehnoloogia areng Euroopas on täna seiskunud lihtsal põhjusel, et fossiilkütuseid me enam ei kasuta, siis järelikult ei ole ka CO2, mida püüda, eks on. Põlevkivi kohta on täiesti olemas erinevate arvutuste järgi see tehnoloogia, väga mitmeid tehnoloogiaid on selle püüdmisse, aga ütleme, mis meile kõige paremini sobiks, selle tehnoloogia hind on 100 kuni 150 euroni megavatt-tunni pealt püüda. See tähendab, ütleme megavatt-tunni ja paneme siis selle tonni. 1 megavatt-tunni põlevkivi elektri tegemine emiteerib umbes tonni CO2. Nii enam-vähem. Et nüüd, kui tehnoloogiat edasi ei arene, siis täna ei ole ta majanduslikult väga võimalik, eks ole. Aga ma usun, võtan mürki, et see tehnoloogia areneb mitte võib-olla energeetikas, aga metallurgias, tsemenditööstuses, mis täna töötavad kas siis kivisööl või gaasil. Kui eeldus jälle, alati mingid eeldustel on eeldus, et vabandust sõna pärast, kui rohejama edasi kestab. Kui ta ei kesta edasi, siis on natuke teine värk, eks ole, aga ütleme, kui rohevärk nagu edasi kestab, ütleme, ta lõpuni ei saa kesta, aga ütleme 10 aastat kestab, siis see tehnoloogia on täitsa olemas ja ütleme veel, kui me püüame kinni CO2 ja teda väärindame, teeme temast kütuseid, igasuguseid sünteetilisi metaane ja kõiki, siis see on lisaraha, mida me teenime, punkt 1. Punkt 2 on see, et kui põletame Narva jaamades 30% kütusebilansist puiduhake ja 70% põlevkivi, ja CO2 püüame kinni, siis me saame negatiivse bilansiga, CO2 bilansiga tehnoloogia, et me võime tegelikult kõik neid metsade ja teiste tööstuse arvelt võiksime siis näidata, et me oleme õudselt positiivsed. Jälle, eeldus on see, et jälle see poliitiline kokkulepe, et puidu põletamisel me loeme emiteeruvad CO2 nulliks, kui see kestib. Tegelikult puidu põletamisel CO2 eraldub rohkem kui põlevkivi põletamisel. Kõik see katlamajad,
ma ei tea, millega keavad köötakse, kehtnad köötakse puiduhakkega ja kõik see on tegelikult CO2 lendamishirmus, eks ole, aga on loetud nulliks. Kaua see kestab? Võt see võib-olla isegi ei saa väga kaua kesta, sest et lõunaosariigid ei ole sellega väga nõus. Tere, lihtne jah-ei küsimus tõesti. Ma olen käinud nüüd päris mitmel koosolekul ja lugenud ja ajakirjanikuna kajastanud tuuleparkide teemat. Ja ausalt öeldes ma ei saa lõpuni välja aru, et kas meil on teoorias ikkagi vaja neid tuuleparke, kui nüüd mõelda näiteks meie tootmisele, tarbimisele, energiajulgeolekule, et ongi jah-ei küsimus, kas meil on vaja neid Eestisse? Aus vastus peab tulema, jah? Ma arvaks niimoodi, et tänasele 700 megavatile võiks tulla 300 000 välja. Ja siis rohkem neid tegelikult vaja ei oleks. Ja need 300 on võimalik mahutada sellistesse kohtades, kus nad inimesi võimalikult vähe häirivad. Meil on ikkagi kaevandusmaastikku päris palju, eks ole, ja meretuuleparke mitte mingil juhul ei ole vaja, sest et me lihtsalt ei suuda seda ära kanda. Jälle eeldusel, et meie tööstuse areng on, ütleme seal 3-4-5% aastas. Kui keegi tuleb siia, ma ei tea, 5 serveripargiga, eks ole, siis on nagu teine lugu, aga seda ei maksa unistada. Nii et ma arvan jah, et päris seisma see asi ei ole ka põhimõtteliselt võimalik, aga sellistes kogustes ei ole võimalik. Ja kui võtta nüüd nagu ENMAK-i juurde korra tagasi hüpata, et mis see riik on tegelikult teinud? Riik on öelnud välja, et ta tahab selle 700 tahab viia 1800 peale ja sealt edasi 35-ndaks 2500 megavati peale. Nii. Tegelikult ei mõtle ka ausalt ükski riigiametnik, et seda tegelikku vaja on. Ta on lihtsalt pannud välja, me just enne siin rääkisime, et küsi 3 ühe saad, eks ole. Ja ta on veeretanud nüüd selle kohaliku omavalitsuste peale, et las nad ise õiendavad, kui 1/3 õnnestub, on kõik väga hästi, eks ole. Et see on niisugune ebaaus või ebakorrektne toimetamine. Pool veel ja siis on küll. Ja, tere Arvi. Mul üks trikiga küsimus, et mis sa arvad, kes on Eestis kõige suurem tuuleparkide vastane? No jah, ma ütlen selle vastuse ära, et see on meie noor majandusminister Erki Keldo. Et Põltsamaa inimesed tegid ühe sellise algatuse tuuleparkide eriplaneering Tallinna ja Viimsi ümbruses. Ja eelmise aasta või selle augustikuus käisin seda siis majanduskomisjonis ette kandmas. Majanduskomisjon Riigikogu oma oli sellega nõus, suunas edasi Vabariigi Valitsusele ja umbes 6 aega hiljem tuli siis MKM-ist Keldo allkirjaga selle algatuse autoritele siis kiri, et kahju küll, aga mõjud on nagu nii suured, et me ei saa neid parke sinna teha. Mina teid tänan väga ja mõelge niimoodi, et emotsioonidel ei ole mõtet, mõelge nagu läbi kooskõlastage oma naabritega ja olla poolt vastu. Ma ütlen veel, nagu alustasin, et mina ei ole see, kes seda ütleb. Igal asjal on omad põhjused, omad tulemused, aga iga inimene peab enda elu keskkonna eest seisma. Ja mitte ainult ei ole kotkad tähtsad, vaid on tähtsad ikka inimesed ka, eks ole, et me praegult nagu teie päästerõngas saab olema linnud ja loomad ja ma ei tea, mis käpalised ja kõik muud asjad, aga püüame ja mida kaugemal, eks ole, muidugi visuaalne reostus jääb, see on nüüd päris selge. Teiseks me oleme Kultuuriministeeriumis seal käinud ja niimoodi arutanud, et see niisugune maamärkidena, et täna on meil Eestimaa maamärgid on kirikutornid, et nüüd meil hakkab kohe juba on siis nagu need tuulikud hakkavad olema maamärgid, et võib-olla see on nagu tehnoloogia võidukäik, pagan seda nagu teab, eks ole. Et
kui mingit nõu on või konkreetset asja on vaja või mõtteid avaldada, alati olemas, alati nõus, nii et nii kaua kui elupäevi on antud ja Kehtna kandis käin ja olen ja nii, et pole midagi. Mul on siin ka 7,9 hektarit maad. Jaa. Nii, küll on hea peremehe käes rendil. Nii, aga ei ole, aga siis veel kord suur tänu teile ja jõudu.